Ma infiltreerusin Postimehe fotograafiks ning teie tulete minu seiklusele kaasa. Tere hommikust, rahvas! Täna mina infiltreerun Postimehe fotograafide, videograafide, reporterite hulka. Nii et tulge minuga kaasa ja alustame päeva. Issand jumal, te ei kujuta ette, kuidas mul süda puperdas. Wow! See oli mingi tuttav nägu. Kes see oli? Mida? See on kokkumäng. See on kokkumäng. Ma ei tea, kas sul on mingi küsimusi näiteks? Ja mul mõned on paljud palka saanud. Okei, ma natukene valetasin teile, aga sellegi poolest ma loodan, et teile meeldib see video kindlasti. Smash'i like buttonit ning eelmist videost meeldis mulle kõige rohkem ei kellegi muu kui Oliver Hollo kommentaar. Aitäh sulle, see oli väga armas kommentaar. Kui sina soovid järgmise video shoutouti saada, siis kommenteeri see video alla midagi lahedat. Ma valin oma lemmiku kommentaari välja ning sul on võimalus shoutouti saada. Davai, nautige videot. Tulnud siia peakontorisse. Siin the gym, jah? Väike hea hoki. Ja kui elu kahekilja milles kunagi see mu tava istme. Just on siin hellalt, ne? Ja ei, väga. Ma ei saa esimest korrust näidata. Mul vahet ära. Ma ei teadnud, et kogu see hooja on selline faalega ühendatud. Sest et siin faales ma olen ju käinud ära. Sa käid siin lõpuks stuudios. Siin oli stuudio, me filmime ka. Praegu ei ole siin alles hakkab pihta. Esimene drive out, me lähme sadamasse pildistama, mis tähendab seda, et Rasmus võitis kõik tehnika kaasa. Mul pole mitte mingit tehnikat peale minu kaamera. Võid minu tehnikat tassida. Kell on 10.24, tööpäev on alanud ja me lähme esimesele shootile. See saab kindlasti fun olema ja värske õhk ja täna on ilus ilm ka, nii et See on nagu lennujaam tõesti. Väga ilus. Huvitav, kas siin kajab hästi? Look at this. This is the one. Hea koha teid, vaata. Part of the job. It's part of the job, yes. Mu jalad on nii valusad. Ossa roisk. Mis lend see veel on? 200-400. 200-400, vaata seda torni. Pluss siin on konverter ka veel, sest teeb 1,4 kordseks. Ma ei tea, palju on 400 kord 1,4. Ma ei õppinud matemaatikat. Vahi seda, see on ju snaiper. Äge. Tahad näidata ka piltis pärast või? Kohe. Eks ta suumib päris lähedale. Oota, see oli nii lähedal. See on nagu väga lähedal. Jaa, what? That's crazy. Aga nüüd vaata, snaibime nüüd. Vaata, nad on nagu Rass näitas, nad on seal. Need väiksed inimesed seal. Äge. See on küll cool. Vaata seda, basseini on mingid tüübid. What? On ja? Objektiivi vahetus või? Mis sa paned nüüd? Panen props 2470. 2470, okei. Äge, lahe, kuidas sa keerasid selle niimoodi küljest ära. Vaata keerasid kaamerat, mitte objektiivi. Jaa. Tegelikult võtaksin hoopis 1635 esialgu. Lähme vandiga lähemale. Ma toon. Doktimine käib juba nagu näha. Vaata, et sa vette ei kuku. Tuulega vaata, et sa vette ei kuku. Rahvas lendab peale ja Rasmus on platsis, siin on räme tuuline. Ja siis me jõudsime tagasi toimetusse, kus Rasmus hakkas siis kohe tööd tegema. Mina vaatasin pealt. Minul kui töövarjul on siis sama graafik, mis on Postimehe ametlikul fotograafil. Ehk siis lõunapaus Eesburgeris. Ma võtsin 2 juustukat ja joog ja friikad. Sul on siin vegeburger. Ja ma show. Ja siis on mingi beekoni eine.
You ain't gotta like, cause the hood gonna love it. Zesty ass pose mees. Tüüp pani kohe seda baller stantsi lihtsalt jalad olid kuidagi kõverad. Me oleme Raekoja platsile ja Rasmus hakkab pildistama turiste. Neid samu turiste, keda me hommikul nägime. Ja kevade kuulutajad, jah. Täpselt, see oli see kevade kuulutajad. Esimesed õllejoojad Raekoja platsil. Ütlen juba ära, et kui mina peaksin sellist tööd tegema, I would hate my guts. Suur props kõikidele fotograafidele, kes julgevad käia ringi ja teha niimoodi pilte. Ma olen liiga antisocial selle jaoks. I'm just a homeboy. Kus Raekoja plats on? Damn. Ma ei ole Raekoja platsil ammu käinud. Viimati sai millalgi jõuludel käidud. It's so funny, siin on nii tühi. Sest et üldiselt siin on ju kuused, kõik need putkad ja asjad üleval. No ma mõtlen jah talvel. Et suvel nagu ei satu eriti palju Raekoja platsile. It's freaking beautiful, man. Tallinn on ikka ilus linn. Võtad oma kaamera välja? Väljas juba. Väljas juba või? Anne, vähe rahvastame. Ma mõtlesin ka, et iga seina täis vaata inimesi. Kevade kuulutajaid on vähe. Ikkagi selles mõttes lahe, et nagu neid on siin. Selles mõttes vaadake, kõik istekohad on täis. Üleüldiselt nagu... Taksakeelt kumab ka õudus. Vaata, see on reporteri töö, et sa tuled kuskile spotti, sa põhimõtteliselt otsid võimalust. See on nagu korvpallis, vaata. Sa viskad võib-olla 100 keskplatsi viset ja hitid ühe, aga see üks võib olla mängudiil. Ongi keegi viska nii palju. Kahjuks see oli ebaõnnestunud ettevõtmine. Inimesi ei olnud kohal ja ma ei tea, kus need sakslased on, kes selle kruiisilaevaga tulid, aga neid Raekoja platsil eriti ei olnud. Et Rasmus mõned pildid sai ja nüüd me liigume tagasi toimetusse, et näha, mis elu seal toimub. Kusjuures kell on juba 16.16. Aeg on väga kiirelt möödunud tänasel tööpäeval. Meil sai tööpäev varem läbi, kell on 17.09 ja väga tore oli. Aitäh Rasmusele, et ta võttis mind töövarjuks. Aitäh Postimehele võimaluse eest. Jumala tore oli. Lahe oli näha seda kohta nii-öelda seest ja lahe oli käia päev otsa kaasas. Ma tean, täna oli pigem nagu rahulik päev, aga ikkagi tegevused, mida ei oleks niisama teinud. Ja kui te tahate Postimehesse minna praktikale või töövarjuks, siis see võimalus, see lahe võimalus on olemas. Igatahes jah, selline mu päevake siis oli. Ma loodan, et teil oli sama tore kui minul. Seekord oli jah, video natuke lühem kui üldiselt. I'm sorry about that. Järgmine kord tuleb kindlasti pikem video. Ja jah, olge tublid, nautige kevadet ja näeme juba järgmises videos. Davai!